Kui mina olin laps, siis ühed minu lemmikraamatud olid need raamatud, mis rääkisid loomadest. Freone Prindi uusim loomalugude sari on just selline, mis räägibki loomadest. Üks autoritest on Loone Ots, kes on kirjutanud raamatu Kasvuhoone koerad. See raamat räägib mitte nüüd otseselt ainult koertest, vaid igasugustest loomadest ja see räägib ka, ütleme, tagasivaatavalt natukene Eesti elust või? Jah, seal on kõik võimalikke karvaseid ja sulelisi, aga tähtis on, võib-olla esiteks tuleb öelda, et kõik Petroni loomalood on elust enesest, need on raudselt tõesti sündinud, kas nad on siis kellegi lapsepõlvemälestused või nagu Kasvuhoone koerte puhul kellegi keskpõlvemälestused. Eesti elu oligi 20-15 aastat tagasi üpris erinev sellest, mida me praegu elame. See raamat räägibki ajast, millal rikkust oli vähem ja probleeme oli rohkem. Eesti oli alles noorem riik, kui ta praegugi on, äsja taastatud ja inimestel oli palju muret iseendiga. Selle võrra siis loomade elu oli kehvem või loom oli nagu teisejärguline, et tema heaolu ei olnudki nii tähtis. Ja see raamat räägib tegelikult väikesest vaprast salgast vabatahtlikest, kes ka sellel ajal otsustasid, et loomi peaks kaitsma ja tähtis ei ole niivõrd, kes on Loomakaitse Seltsi liige, kuigi ma ise olin tollel ajal lausa juhatuses. Tähtis on see, et inimesel on südametunnistus, headus ja sisemine vajadus sekkuda, kui ta näeb, et kellelegi tehakse liiga, kas see on siis loom või laps või hoopis niisama suur mees kas või, aga et igatahes, kui ta saab aidata, siis ta läheb ja annab oma panuse. See on selline raamat. Et mõnes mõttes on siin lood loomadest, kes on just nagu leitud või keda on tõesti halvasti koheldud ja keda on vaja selle eest tulnud päästa. Jah, Loomakaitse Selts tollel ajal väga palju töötas sellele suunal, et meile anti signaale, meile anti märku, et kuskil on mõni loom hädas ja siis see loom lihtsalt hakkabki siis kerima see lugu, kuidas see loom ära päästetakse ja see ei olnud ju kõik, sest ka kui loom, ütleme, saadakse tänavalt ära või halva peremehe käest ära, järgneb ju teade, et tal on kõikvõimalikud parasiidid ja haigused, võivad olla vigastused, palju muud. See loom on metsik, ta ei ole harjunud inimesega elama. Sa pead vaatama, kuidas sa teda aidata saad, kuidas sa saad teda kasvatada enam-vähem nii-öelda sootsiumi liikmeks ja siis tuleb ju leida talle uus kodu. Loomakaitse Seltsil ju ei tollel ajal ega ka praegu varjupaika kui sellist ei olnud. Meil oli küll aeg-ajalt mõni korter, kuhu me saime ajutiselt mõne looma panna, aga põhimõtteliselt kõige tähtsam on just, et see loom leiaks uue kodu ja et see uus peremees teda tõesti armastaks ja iial ei hülgaks. See oli võib-olla kõige raskem etapp meie tööst, mida siin raamatus on vähem, sest see ei olnud ehk nii dramaatiline. Kas see tähendas seda ka, et Loomakaitse Seltsi liikmetel oli niisugune ajutine hoiukodu kõikvõimalikele erinevatele loomadele? Ja neid ajutisi hoiukodusid meil oli üle Eesti, aga siis selle raamatu üks teema on see, et meie pere, kellel oli aiaga maja, oli siis ainuke koht Põhja-Eestis, kes sai võtta ka suuri koeri enda juurde, mis tõttu siin on hästi palju lugusid suurtest, paksudest, suurtest, kõrgetest koertest. Aga jah, et au kõigile inimestele, kes tollel ajal oli ju väga erinevaid vorme ja on ka praegu, kuidas saab looma kaitsta. Et oli mutikesi, kes oma pensioni kõrvalt näpistasid nii palju raha, et terve talv läbi toitsid 30 kassi, me võime nende üle naerda, aga need loomad jäid ellu. Oli neid, kes käisid ja aitasid leida neid koeri, kes on oma kodus halvades tingimustes. Oli neid, kes tegid selgitustööd, olid heategevad laadad, kus me müüsime enda valmistatud asju ja võtsime vastu hästi palju sõimu, et mis te kaitsete loomi, vaadake, kuidas elavad inimesed, kuidas elavad lapsed. Hea on öelda, et tegelikult üks ei välista teist, kaitstes loomi me kaitseme inimest, samamoodi ka last, et tegelikult ei ole mingit vahet. Me lihtsalt oleme nõrgema poolel, see on headuse üldpõhimõte ja lääneliku ühiskonna alus. Selles raamatus on juttu ka sellest võib-olla, et kuidas moodi lapsed niimoodi kasvavad loomadega koos või vähemalt ühe kindla perekonna lapsed siis. Kui lapsed näevad loomade elu, mis ei pruugi alati olla ilus või niisugune õnnelik, aga et kuidas moodi seda saab paremaks muuta, et siis neist endist kindlasti kasvavad niisugused loomade sõbrad. Jah, tingimata ja ma arvan ikkagi, et kõigi vanemate positiivne eeskuju on väga tähtis, et laps kasvaks heaks inimeseks. Jällegi, ma ei teeks vahet ei loomade ega inimeste vahel, kellega ta kokku puutub, et ta tema vastu oleks hea ja mõistaks nagu ühiskonnas toimetada. Vanemate eeskuju on seal tegelikult määrav. Kuna meie isaga, siis meie tütarde isaga olime väga-väga loomasõbralikud ja alati looma poolel, siis maast madalast 7-aastane laps hakkas meiega kaasas käima, hakkas käima loomade varjupaigas, mis tollel ajal oli väga kohutavad tingimused, ta otsustas
otsustas, et tuleb appi, me puhastasime puure, me ravisime haigeid koeri, me mähkisime mädanevaid haavu ümber, kõik sai tehtud ja lapsele jäi see kogemus mällu. Ja täpselt samamoodi käisime me tollel ajal ka lapsega väikelaste kodus, kus olid vaimse puudega lapsed, et neid sülle võtta, helitada, natukene aidata, nagu sellist poolt teha, annetusi viia ja niimoodi võikski, et meie enda eeskuju annab hästi palju lapsele. Kas see on ühtlasi ka, võiks seda siis nimetada lasteraamatuks? See on kindlasti lasteraamat, on avaldatud arvamust, et äkki need lood on lapsele liiga julmad. Esiteks kasvuhoonekoerte enamik lugusid lõpeb hästi. Meil on seal paar lugu, kus lõpeb surmaga, ühes käsitletakse eutanaasiat, teises käsitletakse rottide hävitamist ja ühes sureb loom lihtsalt vanadusse. Ja kõik need lood on elust enesest. Laps varem või hiljem puutub surmaga kokku ka oma päris elus. Ja ma arvan, et surmateema talle ei ole midagi väga ohtlikku. Mida ausamalt me lapsega räägime kui võrdse partneriga, seda kindlamalt sellest lapsest ka partner meile tuleb. Mina olen ise maalaps ja mul on maalt pärilt vanavanemad, nii et loomad on ümbritsenud mind lapsepõlvest alates. Ja seda raamatut sirvides mõtlesin ma ise nende loomade peale, kes on olnud minu lähedal ja ma mõtlesin, et ma saaks ise oma loomadest ka rääkida. See võiks olla ka inspiratsiooniks siis näiteks lastele või ka vanematele, et nad oma need loomalood võib-olla kirja paneksid ja räägiksid neid. Ma arvan, et see oleks tohutult tore, kui kõik inimesed massiliselt hakkaksid kirjutama loomalugusid, sest mõeldes loomale inimene tavaliselt kuidagi muutub paremaks või kuidagi on väga tore, et kui sul tõesti see lemmikloom on sinu lemmik, siis tegelikult annate vastastikku päris palju armastust üksteisele, see nagu võimendub. Et kindlasti kutsume üles, et kellel vähegi oleks huvi kirjutada üles oma enda mälestused loomadest, oma enda loomalood, siis ma arvan, et Petroon Prindis on see kõik väga teretulnud, sest praeguseks on meil väljas juba 4 loomalugude sarja raamatut. Nad on huvitavad, nad on dramaatilised ja üldjuhul ikkagi nad lõpevad hästi, et ka need kurvemad hetked on näidatud nii, et seda mõnus lugeda ja mõnus kaasa mõelda. Ja ma saan aru, et selle sarja jätkumine on kindel, sest neid, kes kirjutavad ja kellel on loomalugusid rääkida, jagub. Ja meil praegu ei ole olnud autorite puudust ja tore on see, et paljudes inimestes, kui sa lähed nagu küsima, et mis sa arvad, äkki kirjutaksid sellest, neil nagu tuleb välgatus ja nad ütlevad, aga lapsena jah, et tõepoolest, et miks ka mitte, et ma mäletan küll, et mul oli ja ma ei ole üldse mõelnud, et seda võiks panna kirja või üldse, et mul ei ole see meeles olnud mitukümmend aastat. Julgustame kõiki, kes ei ole kirjanikud või on, proovige kirjutada loomadest. Nendele mõtlemine nagu muudab inimest paremaks.